Tervist! Minu nimi on Liisi Toom. Olen persoonibrändi agentuuri asutaja, konsultant ja selle teema juurutaja Eestis. Ja tere tulemast minu kanalile. Siin räägin kõigest sellest, mis aitab erinevatel inimestel, ettevõtjatel, juhtidel ja ekspertidel leida oma tee, elada oma tingimustel. Ja täna tahaksin rääkida sellisest teemast nagu tööandja bränd ja brändisaadikud. Ja ma pigem olen suunanud selle oma mõttearenduse just personalijuhtidele ja juhtidele ja neile, kes tegelevad just oma ettevõtte, oma teema brändisaadikute kujundamisele ja organisatsiooni turundamisele. Ja seda ideed või minu tänast mõttevahetust inspireeris üks blogipostitus personalijuhi poolt, kus olid nõuanded, kuidas siis teha kandideerijad brändisaadikuteks. Ja ma lugesin seda ja mul tekkis tõsine kahtlus selle kohta, et milline tase on Eesti personalijuhtidel. Sest seal olid soovitused nagu ole inimlik ning anna tagasisidet ja tee midagi ilusat oma kandidaatidele siis nii-öelda. Ja mina olen ise olnud ka personalijuht muu hulgas ja võtnud vastu kandidaate, olnud värbaja rollis ja teinud igasuguseid trikke, et saada siis häid kandidaate ja töötajaid. Ja minu jaoks tundub selline mõtteviis, et sa pead olema lihtsalt normaalne inimene, mitte tööintervjuul intervjueeritavat solvama. See tundub väga kummaline, et me sellest rääkima peame. Ja ma tahaks teisena tegelikult tuua välja, et kas me peame igast kandidaadist tegema ka brändisaadiku. See on teine huvitav mõte, et olen käinud päris palju tööandja brändi üritustel, kus siis püütakse näidata oma praegustele töötajatalegi, et kui hea tööandja me oleme ja panna siis neid järjest rohkem sotsiaalmeedias tööandjast rääkima. Ja minu üks põhiline mõte, mida ma sooviks, et natuke mõtleks sellel teemal ja võib-olla annaksite ka kommentaarides mulle märku, et mis teie ideed selles teemas on, et te ei saa eeldada, et kõik töötajad oleksid teie turundajad. Sest kuna mina nõustan enamasti eksperte, spetsialiste, juhte, kes on oma valdkonnas tipptegijad, kes armastavad oma tööd ja tahavad seda tööd teha. Eks ei ole turundajad, brändijad, kommunikatsioonijuhid. Meie oleme võib-olla need kommunikatsioonijuhid ja spetsialistid, kes siis peavad turundusele mõtlema. Ja kui te annate neile ühe uue töökohustuse, siis te peate ikka väga tõsiselt mõtlema, et kas see on nende töö. Olla teie brändisaadikud. See on lisatöö. Olgem ausad, turundamine, brändimine on lisatöö. Ja tihtipeale see unustatakse ära. Ja minu mõte seda blogipostitust lugedes ja nendest esinemistest, mis ma olen siis tagasisideks saanud, on see, et kui sa tõesti lihtsalt oled normaalne inimene, kui sa keskendud sellele, millest see organisatsioon või mis on selle organisatsiooni väärtused ja tegevused, mis on elementaarne, mis peaks olema tehtud ja ma saan aru, et kõigele ei ole see tehtud ja me oleme muutuste ajastud, siis see ei ole tugev tööandja bränd, et te mõtlete sellele. Ja ma olen väga palju kuulnud neid häid tööandja brände, kes on saanud igasuguseid tiitleid, aga tegelikkuses on ikkagi asjad päris halvad. Ehk siis ma julgustaks teil mõelda natukene enda siseselt ja mitte hakata hullult brändima, tegema igasuguseid tegevusi enne, kui te ei ole aru saanud, et see on elementaarne inimlik juhtimine, organisatsioon ja nii edasi. Et hea nähtavusega ei parandada brändi, sest tuleb ainult rohkem välja see, et millest te hea ei ole. Ehk siis andke inimestele natuke armu, nad ei pea olema teie brändisaadikud ja kui te ei anna neile oma käitumisega, olgu see siis kandideerimise faasis või juba oma töötajatele ja anna põhjust teie peale vimma kanda, siis ma arvan, et tänapäeval vähemalt selle järgi, mida me loeme meediast, olete te juba väga suure sammu eest, kui te olete normaalne tööandja, kes maksab õiglaselt palka, kohtleb töötajaid võrdselt, kes aitab inimestel näha ja teha oma tööd, mida nemad tahavad, väärtustada seda tööd ja aega, mida nad panevad õiglaselt. Ja on üldiselt mõnusad inimesed, kelle juures tööd teha
siis tasuta kohukesed, mingid välismaa reisid, need on lihtsalt boonus ja neid ei ole otseselt vaja. Loomulikult need teevad värvikamaks ja kui te tahate inimesi, kes nende järgi valivad tööandjaid, siis on see teie valik. Aga jah, tahtsin, et natukene siis personalitöötajad ja juhid, et te natuke mõtleksite, et kas see nüüd on brändisaadiku kujundamine, kui te käitute inimlikult ja kas on vaja igast inimesest teha brändisaadikut ja kas te annate tegelikult neile põhjuse selleks. Ja see ei ole nii-öelda nendega töö tegemine, vaid ikkagi iseendaga töö tegemine. Ja ma loodan, et see mõte aitab teid, aitab natuke edasi viia ja aitab tõsta ka seda töökultuuri ja kvaliteeti, mis meil Eestis on. Kui ma saan kuidagi aidata, siis palun andke märku. Persoonibränd ja tööandja bränd käib täiesti käest kätte. Et väga paljud sellised asjalikud suurettevõtted juba julgevad tuua töötaja ka esile. Et mul on olnud väga hea meel teha selliste ettevõtetega koostööd. Ja kui teil on küsimusi, mõtteid, siis kindlasti jagage neid minuga. Saan võib-olla vastata mõnele küsimusele, mis mina olen näinud just nende ekspertide poole pealt, mida nemad vajavad tööandjatelt. Ja kommenteerige ja järgige seda kanalit, sest siin on just spetsialistidele see info, mida on vaja, et olla konkurentsivõimeline, et olla võib-olla isegi konkurentsist eest ja mitte üldse mõelda oma tööle, elule ja karjäärile kui konkurentsi küsimusele, vaid lihtsalt, et sa saaksid teha asju, mida sa armastad, saaksid seda teha oma väärtustega ja et su ümber oleks inimesed, kes sulle sobivad. Nii et jälgige, jagage ja saatke küsimusi ja kommentaare. Tänan, et tulite. Persoonibrand.ee/blogi on koht, kus on palju tööriistu teile, teie töötajatele, et saate ise oma persoonibrändiga autentselt edasi liikuda. Suur tänu kuulamast, järgmise korrani!